Aitäh et sa süüdistused siia lõppu jätsid, muidu meil poleks üldse nii tore vestlus olnud. Täpselt, aga võib-olla minu viga natukene, küll ma leian selle koha üles, kus mis oli. Sa versus, keegi kuulas lõpuni ära, mis kuradi sotsiopaat see on. Tere tulemast, kallid vaatajad, vaatama Samm Vabadusse podcasti ja minu tänaseks külaliseks on Eesti üks tuntumaid koomikuid ja mees, kes on ka poole kohaga kokk, Sander Õigus. Tere, Sander! Tere õhtust sulle ja tervist teile mõlemale. Kuule, esiteks tahaks ma, Sander, sinu käest seda küsida, et ikka jätkuvalt see koroona, et kõiki on see mõnes mõttes nagu murdnud ja kindlasti ka koomikuid, et on esinemis ära jäänud ja muud probleeme on see tekitanud. Kuidas sulle on see koroona nagu mõjunud ja kuidas sul praegu läinud ka on? Võrratult hästi. Parim asi, mis me olus ma ei tea. Veider on eelmine aasta kust otsast pihta hakata. Selles mõttes ei ole võib-olla kõige hullem, et me oleme suht hästi, ma arvan, nagu vastu pidanud, et me ei ole ühtegi töötajat pidanud lahti laskma, keegi nagu koomikutest ei ole pidanud, kes olid elukutselised, on jäänud elukutselisteks, et keegi ei ole pidanud vahepeal nagu kuskile nii-öelda päevatööle tagasi põgenema ja lõpuks tegelikult eelmine aasta tuli selles mõttes suht okei, et minu kevadel edasi lükatud tuuri saime sügisel ära teha, sügistuuri saime ära teha, sest meid lasti ikkagi tegelikult juunikuust lasti ju mängima. Suvetuuri tegime suht korraliku ja selles mõttes on ka äkki positiivne, et ma olen oma seda mingisugust söögisaate asja üli kaua nagu mõelnud, aga ma olen ülilaisk. Ja kuna meil on mega palju showsid, siis ma ei tea, kuna ma selle jaoks reaalselt oleks nagu aja leidnud, et selles mõttes äkki on isegi see osa minu jaoks nagu positiivne, et andis tõuke natuke tegeleda nagu muude asjadega ka, et muidu ma ei olnud nüüd viimased 5 aastat küll mitte millegi muu kui stand-upi peale nagu mõelnud, et selles mõttes oli nagu huvitav, aga nüüd on, alguses oli nagu naljakas või see, et okei, pandi 3 kuuks kinni, aga nüüd on see, et ikka ei lasta normaalselt mängima tagasi ja just praegusel hetkel antakse teada mingitest uutest piirangutest ja kui meil see asi salvestatud on, ma ei taha telefoni vaadata, sest ma olen suht kindel, et mingi järgmine, et see info ei tule see, et nüüd uuest nädalast on Tallinn jälle lahti, ma ennustan, ma ausalt ei ole näinud, ma pakun, et info tuleb pigem, et Tallinn püsib kinni ja kui lüüakse äkki midagi veel. Aga mine tea, äkki ma olen nii valesti aru saanud ja meie uus valitsus tuleb lajatab sellega, et kuulge, aga esmaspäevast elame kõik edasi. See oleks ülikõva, aga jah, põnev aeg, aga hakkab jõudma sellesse punkti, et enam ei ole nagu naljakas, üldse nagu ei ole naljakas. Aga jah, ei saa nutta, sest mul on õnnestunud oma nagu välja mõeldud ameti juurde jääda praegusel ajal, mis on nagu päris lahe, kui väljamaa kolleegidega või mingite Eestis, kui palju pillimehi on ehitusele tagasi läinud, nagu, et selles mõttes meil on nagu hästi läinud, ma arvan. Kui rääkida sinust nagu natukene sinu minevikust või kas just minevikust, aga sinu eludeest üldse natukene lähemalt, siis ma arvan, et paljud vaatajad ei teagi nagu faktipõhiliselt sinust nagu täpsemalt. Et sa, kui rääkida siis näiteks koolist, et sa alustasid oma nii-öelda koolid, et Kivilinna koolis siis tol ajal, eks ole? Täpselt nii. Siis peale seda läksid sa Treffnerisse. Täpselt nii. Siis läksid sa kohe ülikooli majandust õppima. See kahjuks jäi sulle lõpetamata. Ma ei ütleks kahjuks, aga see jäi lõpetamata, jah. Siis peale seda sa käisid isegi ka EPAs maaehitust õppimas. Täpselt nii. Ja siis said sa kokaks ja selle koka hariduse. Ja sa jätsid ütlemata, et maaülikooli jäi ka lõpetamata. Maaülikooli 5 aastast 4,5 tegin ära ja siis tulin tulema. Ja siis lõpuks sai sinust nii-öelda kokk. Ja aga kutsekat ma ka ei lõpetanud ära. Sul ei ole ametlikku... Ei, mul on kutsetunnistus küll, aga shoutout kõikidele noortele kutsekooli õpilastele, sulle ei öelda seda, aga kutsetunnistus saab ise ka teha. Ei pea koolis käima selle jaoks, töökogemuse pealt saad minna ise ka. Ma käisin niimoodi, et ma läksin esimese aasta
kuna see esimene praktika oli, mingi 3. kuu või midagi, läksin praktikale, läksin Tallinnasse ühte restorani, praktika 3. päeval pakkus toonane peakokk nagu tööd, et ütles, kui sa siin niikuinii oled, nagu, et tee vähe asjalikamaid asju, saan sulle maksta ka. Ja siis ma jäin sinna tööle ja siis ma käisin põhimõtteliselt aasta aega, peaaegu 2. aasta pooleni niimoodi, et ma töötasin Tallinnas, käisin Tartus päevasel ajal täiskohaga koolis, niivõrd kuivõrd täiskohaga ja tegin üle Eesti nagu showsid. Ja siis ükskord ma ei teagi, mis need kutsekas on, õpetajad, õppejõud, vahet ei ole, Õnnele, shout out talle. Sisuliselt nägi mind nagu koolis koridoris magamas põhimõtteliselt 2 tunni vahel ja siis nagu küsis, ma veits seletasin talle oma graafikut ja siis ta ütles nagu, et miks sa nagu käid siin, siis ma ütlesin, et ma tahan kutse kätte saada, ütles, aga kui sa niikuinii tööl käid, siis mine tee ise oma eksam ja see oli esimene kord, kui selline info mulle nagu teadlikuks sai. Ja siis ma tulin sealt tulema ja siis enne kui ma Tallinnast restoranist ära tulin, tegin kutse ära, et siis kui kunagi on soovi tagasi minna, siis saab minna tagasi. Ja siis vahepeal olid sa ka nagu 2 töö peal korraga, et sa olid justkui koomik ja kokk ja mingi aeg nüüd siis sa astusid selle nii-öelda koka rollist välja ja said nii-öelda värskeks koomikuks, kellel on ainult 1 töö. Jah, põhimõtteliselt. Tegelikult see oli niimoodi, et ma tulin ikkagi Tartusse oma food trucki ehitama ja tegin selle valmis ja siis pidasin veits seda, aga siis sealt mingi hetk nagu vaatasime umbes viimasele poolel aastale peale on see, et okei, reaalselt meil on olnud 6 päeva aega Haagist lahti hoida ja siis oli nagu selge, et see asi on kasvanud täiesti arvestatavaks täiskohaga tööks ja kindlasti mul on töötunde pask väga palju rohkem kui nagu inimesel, kes käib kuskil oma 180 tundi. Sest lihtsalt transiidi aeg on nagu nii palju. Et mis me siin umbes statistikat oleme teinud. Vaata, mis me selle autoga arvutasin välja? 2,5 aastat tagasi ostsin ja mingi 170 000 kilomeetrit oleme sõitnud. Aga kõik sõidud ei toimu nagu minu autoga, vahepeal olime mitu kuud tuuribussis ja nii edasi. Et lihtsalt selle ringi liik, et see ei ole ilmselgelt nagu see aeg, et kui ehitusel kaevad on ju või mingid, mis iganes füüskat teed, aga see ei ole ka nagu minu aeg kodus istuda või selles mõttes, et jah, aga umbes niimoodi ta läks ja et sealt food trucki kõrvalt nagu avastasin, et ma nagu ei julgenud tunnistada või uskuda, et see võib päriselt nagu täiskohaga töö olla ja pluss ka hirm selle nii-öelda ebastabiilsuse ees, et okei, mulle tundub praegu, et see kuu täitsa ju tuli elamiseks piisavalt, aga kas järgmine, kas ülejärgmine, et ma suht kaua ikka rebisin ennast nagu pooleks selles mõttes, et mul oli mitte väike, väga tõsine hirm nagu elukutseliseks kunstivormis, mille me ise eestikeelse, mõtlen, kuna ma hakkasin elukutseliselt, ma olen ikkagi 3 aastat vist juba olen olnud et too hetk siis mingi asi, mille me ise eesti keeles põhimõtteliselt 7 aastat tagasi nagu välja mõtlesin, ma ei väida, et ma stand-upi välja mõtlesin, aga nagu ma vist olin esimene, kes hakkas eesti keeles tegema ja siis tundus ja veider, et nüüd sisuliselt mõned aastad hiljem on see, et kuule, aga et ma ei tea, ma nüüd teen seda elukutseliselt nagu, et see tundus suht uskumatu, aga siis ma proovisin ja nüüd ma ei ole küll juba ma arvan, umbes 3 aastat ei ole küll nagu klassikalises mõttes tööl käinud. Okei. Kui ma nüüd õigesti mäletan, siis selle food trucki nimi oli Manchis. Eks ole. Mis sellest nüüd saanud on? Kas see on nüüd nii-öelda maha müüdud, see on juba kellegi teise nagu käe alla sattunud või mis sellest nagu saanud on? Ma ei tea, mis tast praeguseks saanud on. Mina müüsin ta maha. Ma tean, et järgmine omanik müüs ka pärast 1 hooaega edasi ja siis ma ei kujuta ette. Ma pakun, et keegi on selle algosadeks kiskunud, sest seal kööki oli nagu kõvasti sees, meil olid nagu seadmed olid ülihead, aga haagis ise ümber
oli suht nagu vana ja selline ja ma pakun, et keegi leidis neile nagu rakendust kuskil, sest ma ei ole nagu nende sotsiaalmeedias ei ole aktiivne, aga ma tõesti ei tea ja äkki kuskil sõidavad ringi, siis minge purksi sööma. Kas tunned igatsust ka sellest food truckist või? Jaa, kogu aeg planeerin uue nagu ehitamist, aga seda ei ole nagu mõtet teha, sest nagu ei ole aega. Aga jälle, kui see lockdown tuli, siis ma kohe mõtlesin sellepärast, et food truck on selline hea asi, et ükski piirang teda väga nagu ei nussi, sest seni, kui inimesed tänaval tohivad käia, siis sa saad müüa ka, on ju. Aga ja ei, ma ikka mõtlen ja kogu aeg taustal mõtlen mingisuguste söögi tegemiste või mingisuguse söögikoha või mingite nagu asjade peale. Aga ma olen hullult laisk. Okei. Kui jah minna nagu selle kire teema juurde, sinu nagu kired ongi siis nii-öelda see Comedy Estonia, eks ole, ja justkui see kokandus. Siis mis sa ise oskad nagu öelda, et kuidas need nii-öelda need kired on nagu sind leidnud või kuidas sina nagu neid leidnud oled? Et ma tean seda, et sinu esimene esinemine näiteks oli tollaegses Sumsumi kohvikus vist ja Margust Tsahkna valimis see osakond oli seal, sina olid seal laval esimest korda. Mäletad sa ise ka seda ja mäletad, kuidas liiga hästi. Kuidas sa üldse nagu leidsid nagu sellise tee enda jaoks? See on ainukene, ma ei ole väga palju mingeid intervjuusid andnud või sellised, aga see on ainukene lugu, mida ma olen peaaegu igal pool rääkinud, aga ma käin hästi põgusalt läbi. Olin Sakala noorliige, Tsahkna oli ka Sakala liige, ta kasutas mingites asjades rebaste abi natukene ja mina kuidagi sattusin mingisse tiimi, kes tegeles selle Tsahkna kohviku korraldamisega. Üks õhtu võib-olla veidi õllese peaga, seal tegime programmi, lubasin välja, et ma teen stand-upi ja sest ma olin selleks ajaks sahtlisse kirjutanud ülikaua, ma nagu see mõte nagu oli ja siis juhuslikult, et mõnes mõttes ma arvan, et ma oleks väga palju kauem nagu põdenud, sest ei olnud nagu open mic, kuhu minna. Vaata praegu on hästi lihtne stand-up hakkad tegema, kirjuta meile, tule open mic'ile proovi ja nii lihtne see ongi. Aga siis oli see, et ruum, inimesed ja kõik oli vaja välja mõelda, kuidas ma sinna saan. Aga et põhimõtteliselt ma lubasin veits võtuse peaga, hommikul mul oli see, et mida perset ma lubanud olen, aga kuna ta oli nagu välja lubatud, siis tuli nagu ära teha ja esimene kord oli absoluutselt kohutav. Kuigi ma arvan, et kõik seal viibinud nii nagu ei arva, sellepärast, et ma rääkisin mingit juttu ja paar korda sain naerda ja täitsa selline muhe nagu pubi õhtu oli ja sükust asja ei ole, inimesed ei olnud käinud, kõigil oli, et päris huvitav nagu. Aga ise objektiivselt ma tegin 25 minutit ja mingi 4 nalja, et praegusel juhul, kui ma nüüd seda sama setti teeksin, ma ei teeks mitte kunagi, aga praegusel juhul ma võtaks kokku 3-4 minutit maksimaalselt, et see oli selline tühi ja mõttetu heietamine nagu suures osas. Aga jaa, ja sealt hakkas pihta ja siis suht samaaegselt hakkasid Comedy Estonia alustajaliikmed, sest mina ei ole nagu üks asutajaliigetest, ma ei ole. Me alustasime paralleelselt niivõrd samal ajal, mina alustasin 2011 märtsis, kes need komedist oli Louis, Stuart, Erik ja Andrei, nemad alustasid äkki 2010 detsembris ja tegid oma mingi esimese ja siis neil oli ka mingi vaikus, kuulutasid välja ühe open mic'i, läksin sinna ja siis sealt see kõik selles mõttes nagu pihta hakkas, et ma olin kohe open mic'idel võib-olla natukene paremas seisus kui teised, sest ma olin päriselt aastaid nagu kirjutanud, pluss ma olin kuidas ma ütlen, minu esimesest sellest on mulle nii palju kasu, sest ma ei lähe enam mitte kunagi ilma materjalite või nii-öelda niisama, et vaatame, mul ju midagi on, sest need surnud kalapilgud, kuidas inimesed sind vaatavad, et miks ma istun siin praegu, on nii nagu valusad, aga et open mic'id on võrdlemisi nagu
nagu soojad kogemused, sest seal on inimesed, seal on õhtujuht, kes saab hakkama, seal on enne ja pärast sind on täitsa okeid koomikud, et praegusel juhul, ka kui uus inimene tuleb, eriti esimesel korral nagu väga hullult surra ei ole võimalik, Eesti inimene on viisakas ka, eriti kui õhtujuht ütleb, et inimene proovib esimest korda, siis ükskõik kuidas sul läheb, sa saad lõpuks mega suure aplausi, et tubli, et sa proovisid, tule jälle, on ju. Aga et mina suutsin esimest korda teha ilma selle nii-öelda turvavõrguta, ma olingi seal peaaegu pool tundi täiesti üksinda. Ja see oli jah, mu ainuke intro oli Mait Trink tegi, kui sa tead, kas Mait Trink, ta oli see kunagi see, mis ta oli, Polarisel oli hiiglane või? Mingil Tartul rockiklubil, Kossu-klubil oli see hiiglane, ta oli see tüüp ja tema siis lasi mingi kitarriga veits mingit piraadilaule seal, et oi rassa ja pudel rummi ja siis üks ütles, no nii ja Sander õigus. Ja veel pool kõrtsi oli täis inimesi, kes ei olnud meid vaatamas, kes oli lihtsalt söömas nagu ja selline huvitav kogemus kindlasti ja korraks oli nagu traumeeriv, ma arvasin, et sinna vaikas jääbki, mingi 2 kuud põdesin, aga siis oli see, et ma nägin open mic ja ma oli see, et fuck it, ma panen ennast kirja ja sealt juba ma arvan vähem kui aasta hiljem tegime esimese väikese üle Eesti tuuri, et mingi Rakvere teatrikohvik ja Pärnu teatrikohvik ja mingil põhjusel teatrikohvikud olid kohad, mida me alguses nagu tegime. Eks siis põhimõtteliselt sa lihtsalt proovisid ja see läks sinu jaoks nagu käima. Jah, põhimõtteliselt lihtsalt hakkasin, ega muidu ju ei saa nagu teada, aga igal juhul ja ma tagantjärgi sain ise aru, et need olid õnnelikud kokkusattumused selles mõttes, et ma oleksin väga palju kauem põdenud ja siis ma teeksin seda asja hoopis teisest nagu olukorrast, aga see nii-öelda esimene olemine on mõnes mõttes nagu väga palju juurde andnud. Põnev random fact, see valge taldrik, mis seal on, näed akna peal, on ju, keegi kinkis mulle sünnipäevaks selle ja ma mingi 3 aastat tagasi tõin mingit toitu stuudiosse ja unustasin siia ja näed, see on seal, suurepärane. Shout out to Genialistide raadio. Absoluutselt. Generaadio, ära eksi. Okay. Sul on kirjas buumi peal generaadio.ee. Okei, minu viga. Aga kui me võtame ka selle kokanduse, siis kuidas see kokandus nagu sinuni jõudis nii-öelda, kas ka lihtsalt mõtlesid, et proovid ja hakkas meeldima või kuidagi teistmoodi? Siin on hästi palju jälle, ma tean, sa ütlesid, et sa tahad 1,5 tunniga valmis jõuda, siis sa väga palju küsimusi ei jõua, sest ma hakkan vatrama. Aga siin on hästi palju külgi. Mu isapoolne vanaema oli selline hästi, kuidas ma ütlen, vanaema siis arhetüüp või stereotüüp, et 4 korda päevas oli soe söök laua peal ja kõik asjad uskumatult head. Meil just eelmine aasta me kaotasime temast jäänud meil ühe retseptiraamatu ära ja siis me emaga oleme natukene tülis, sest me mõlemad süüdistame teist selles, et me kaotasime need asjad ära, aga õnneks mul on nagu peas kõik need asjad. Et see siis ema pool oli siis vanaisa, jah, ta tegelikult ei olnud vanaisa, kes ei ole oli nagu jahimees ja kalamees hästi aktiivne, et sealt oli samamoodi, nägid nagu seda poolt ja et ma olen suht väiksena ikkagi igast korjuste ja asjade ümber nagu teinud ja näinud, kus see nagu tuleb ja siis 3. osa on see, et ma hakkasin üsna noorelt tegema süüa, sest meid jäeti ülipalju Jörgsiga nagu kahekesi, Jörgen on mu vend siis vastavalt, püsikuulajad kindlasti teavad, ja meid jäeti Jörgsiga suht palju koju kahekesi ja mingil põhjusel me lihtsalt hakkasime, või mina hakkasin, tema hakkas sööma, aga mina hakkasin nagu tegema, et meile jäeti nagu piisavalt eurosid, et minna kuskile, või kroone too hetk, et minna kuskile, et me saaksime väljas süüa, aga meie otsustasime, et kuule, aga et kui me selle nagu odavamalt sööme, siis me saame tina panna ja kinos käia ja kõik võimalik muid asju teha. Ja siis kuskilt sealt ja nagu tekkis ja siis ma järjest hakkasin, et see on üks asi, ma ei oska sulle ajaliselt öelda, kas ma olin 6, 10 või 15, kui ma selle otsuse tegin.
sest oligi ma jah, kuskil juba 6 seisingi vanaemaga pliidi ääres ja siis jah, ja ka see täpselt, et see, et Jörgsiga hakkasime nagu normilt kõikvõimalikke asju, et talle meeldis igasugune mingi Itaalia toit ja siis ma nagu proovisin teha põhimõtteliselt ja ma ei tea, mingit kokandust saata mul alati, see on kuidagi minu jaoks mingi asi, mis mul on alati lihtsalt meeldinud, sest kokandus on hästi matemaatiline ja hästi nagu loogiline asi ja minu arust see on üli nagu lahe, mulle meeldivad sellised loogilised süsteemid või et mingi asi tuleneb millest ja söögi tegemine on ka hästi selline, et kuigi muidugi seal on nagu ülipalju nagu tunnetamist ja värki, aga tegelikult see on mõnes mõttes hästi lihtne keemia, mis asi sobib millega, mis kuidas reageerib, et ma arvan ja võib-olla see, et see on, mul on alati olnud selline ma üritan eesti keeles öelda vastet sellele ma ei tea, curious mind, kuidas iganes see ütleks et mu ajule meeldivad igast nagu lihtsalt suva asjad, ma võin lugeda mingit ükskõik mis mingisugust nagu mille iganes teooriat ja mingil põhjusel see pakub mulle selle pärast huvi, et mu aju, ma ei tea, talle meeldib asju teada saada või mis iganes osa see sellest on ja kokandus on kuidagi iga kord, kui ma nagu sellega olen tegelenud, siis ma olen ise tähele pannud, et mul on nagu hullumeelselt nagu tore, aga kuidas ma selle nii-öelda ametina selleni jõudsin, oli nagu see, et reaalsus tuli koju, sest ma ei arvanud kunagi, et ma lähen kutsekasse, sellepärast, et see on kutsekas, on ju, ja meile räägiti, et kutsekasse ei minna, sinna satutakse ja sellest, jah, ma arvasin alati, et see mulle nagu, et võiks nagu kokk olla, aga mingil põhjusel ma arvasin, et ma olen nagu parem sellest või midagi sellist ja siis oligi esimene aasta majanduses oli täpselt selge see, et okei, et mingiks kuradi välja mõeldud kõrgharidusega linnaametnikuks ma kindlasti hakata ei taha, siis proovisin ehitus, siis oli selge, et okei, et ma küll ei viitsi tegelikult mingi objektijuht olla kuskil nagu, et see ei paku mulle mitte midagi ja siis jõudsingi loogiliselt selleni, aga sul on üks asi, mis sul on terve elu meeldinud, millest sa oled päriselt hea, äkki tee siis seda tööna, et ei ole vaja vaadata nagu, et kuskil aknast välja ja mõelda, et kurat, et see tal tundub nagu lahe amet, vahet ei ole, et ma ei tea, mis see on, mul oli ühtegi soodumust, mitte midagi, et see võttis mul kõvasti aega, aga 2 asja, mida ma olen terve elu hästi teinud, on suust kõikvõimalikku sitta välja ajanud ja head toitu valmistanud ja üks hetk mul lihtsalt jõudis kohale, et aga tee siis nendest oma töö, oma amet ja jumal tänatud, et see mõte tuli, ma arvan. Kui võtta nagu näiteks meie nagu tänapäeva inimesi, kellel kas või noori, kellel ei ole nagu hetkel mingit kirge ja nad ei tee nagu midagi sellist, mis neile nagu reaalselt meeldiks. Võib-olla ka need inimesed, kes tsiteerides sinu nalja ütlevad iga asja peale, et persse see valitsus ja muud asjad, siis mis soovituse sa oskaksid nagu anda neile, et kuidas leida see nagu oma ja see nii-öelda kirg ja teha siis seda hingega? Tuli mingid 4 kohutavat nalja kohe pähe, aga ma ei tee neist ühtegi. Ma arvan, et minu puhul toimis see, et ma panin tähele, et ma mingeid asju tehes ma olen üli nagu õnnelik. Ma olen mega õnnelik, kui ma köögis süüa teen. Mul ei ole vahet, kas ma teen seda 14 tundi järjest. Mul on jõhkralt hea olla ja ma üks hetk avastasin, et aga see on asi, mille eest palka makstakse, et miks ma siis ei tee seda, miks ma teen mingit tööd, kus ma loen lihtsalt neid minuteid ja sekundeid ja asju, aga köögis on hea see, et see kell ta kaob lihtsalt ära ja pigem on see, et keegi ütleb mulle, et kuule, et lähme koju ka nagu. Ja siis mul on, nojah, kui peab koju minema, on ju. Ja et selles mõttes oligi oma trakiga nagu eriti lahe, et saidki öösel teha ja millal iganes, et ei tundnud neid nagu mõistuslikke nagu piir ette, et kuule, et me peame köögi kinni panema või koristaja peab tulema, on ju, vaid
vaid teedki öö otsa, keedad mingit kastet ette, kui päike tõuseb, lööd luugi lahti ja siuke. Ma arvan et see on võib-olla hea koht, kust alustada ja sest see on kindlasti see, et kõigepealt hästi palju teevad see, ma ei tea, mulle meeldib arvutimänge mängida, ega nendes on võimalik ka elukutseline olla, üks Karlova kooli tüüp on üks maailma enim teenivaid arvutimängureid, kui sa tead sükest tüüpi Rops. Nagu Papi. Rops ka. Vaata statistikasse hoopis teised maailmad, sest see üks tüüp ta on Lõuna-Korea kõige kuulsam inimene ja ikkagi mitmekordne maailmameister ja nii edasi, aga et neid kohti on nagu vähe, aga kui või ongi, see on üks asi võib-olla see, et igast nagu oma kätega tegemisi meile hullult nagu laidetakse maha, aga kui sulle päriselt pakub rõõmu, ma ei tea, puutöö, disleritöö, siis mina soovitan võib-olla sellest oma amet teha, sest see on hästi klišee see, et kui sa naudid, sa ei tööta mitte ühtegi päeva, aga rohkemal vähemal määral see vähemalt minu puhul niimoodi on. Muidugi on oht ka sellega see, et sa rikud enda jaoks mõne meeldiva tegevuse nagu ära, sest ega mul ei ole nüüd see, et mulle meeldib nii hullult süüa teha, et ma võiksin kuskil kiirtoidu kohas friikaid visata, selge see, mul peab olema väljakutse, ma olen õppinud oma aega selles mõttes hindama või väärtustama, et mina pean tundma, et kompensatsioon on kuidas ma ütlen siis vääriline sisse pandud ajale, aga et ma arvan, et sellist nagu kirge sa võib-olla ei leia, sul on see olemas, on mingid asjad, mida aga ongi see, et me ei mõtle selle peale tööna, et kui ma tagantjärgi selle peale mõtlen, siis oligi see, et mulle meeldib normaalselt kelbast suust välja ajada ja siis ma otsustasin, et aga ma siis teen selle oma tööks. Tollel hetkel sa oleks öelnud mulle, et ma lollakas nüüd 10 aastat hiljem, kas stand-up koomikuks olemine on mingi ulme, absoluutselt mitte. Meil on väga mitu elukutselist koomikut Eestis, ja siin vaikselt nüüd kõik poisid proovime mingeid rahvusvaheliseid asju ja tegelikult Eesti stand-up skeene on maailma, nagu koomikute seas me oleme üli tuntud ja kõik tahavad siia tulla. Me ise nimetame seda nagu komedi inkubaatoriks, sest meil on uus skeene, mis tähendab, et see ei ole veel ära lörtsitud. Meil käib open mic'idel siin 60, 100, 150 inimest. Kui ma Melbourne'is käisin maikimas, siis 4 inimest, 2 inimest, niimoodi on publikus. Et meil on selles mõttes hästi nagu lõbus ja ma enam ammu ei mäleta, mis sa küsisid, aga umbes põhimõtteliselt ma arvan, et kuskil seal see, vähemalt minu jaoks siis nii-öelda soovitus oleks, on see, et kui on mingi asi, mida sulle päriselt meeldib teha, mis vallandab endorfiine sinu ajus, siis uuri välja, kas seda on kuidagi võimalik nagu palga eest põhimõtteliselt teha. Ja tänapäeva maailmas kõikvõimalik internetitöödega, kõike on võimalik teha palgana, lihtsalt inimesed ootavad liiga lihtsalt seda. Et vaata, keegi hakkab lauljaks, teeb ühe laulu, paneb YouTube'i ja siis on see, et ma olen nüüd laulja, kus mu papid on, vaata. Et mul oli, ma arvan, mingi kindlasti üle 1000 keika oli tehtud enne, kui me hakkasime üldse rääkima mõnest nagu eurost ja ega see ei ole ka praegu mingi see, et mingi nii-öelda meelelahutusstaari elu, see on ikkagi niivõrd kuivõrd leib laual, aga ma õnneks ma ei ole palju nõudlik õnneks. Kui palju see nii-öelda koomikuks olemine sulle sellist nagu vabadust pakub, et ma ei tea, igaüks ütleb enda jaoks vabadus nagu erinevalt, et kes ütleb, et vabadus on finantsiline vabadus, kes ütleb, et midagi muud. Kui palju nagu sinu jaoks see koomiku roll nagu seda vabadust annab? Väga palju. Ei, selles mõttes, et see on hea küsimus, sest ma hakkangi mõtlema, et kuidas ma defineerin, aga ma kindlasti arvan, et minu jaoks on liikumine hästi oluline
ja nagu reisimine ja stand-up annab mulle esiteks kindlasti selle, et ma ei ole piiratud, ma ei ole kuskilt poolt piiratud Eestiga. Selles mõttes jah, selge see, et ma eesti keeles ei saa kuskil mujal teha, aga nüüd veits on inglise keeles harjutatud ja selles mõttes igale poole saab nagu proovima minna. Et selles mõttes kindlasti oma ajakontroll on absoluutselt minu käes, et okei, show'd peavad olema mingisugusel nagu ühiskonnaga kooskõlal ajas, aga millal ma kirjutan, millal ma neid asju teen, ka täiesti minu vabadus. See andis mulle võimaluse linnast ära kolida, sest mul ei ole seda, et ma pean 5 korda nädalas Tartus siin majas olema, siis mul ei õnnestuks kuidagi kuskil Viljandimaal jõe ääres elada. Ehk siis ma arvan, et suhteliselt palju ja et mina ja seda just seda finantsilist vabadust sealt, üleüldse Eesti meelelahutuses, see on nii väike riik, et siin nüüd mingid reaalseid nagu, et ma enam ei pea sittagi tegema, summasid siin väga hullult ei liigu, aga selles mõttes kindlasti ka jah selle, et see tänu sellele ma sain nii-öelda päevatööst, et ülemust mul ei ole, mis on nagu ka uskumatult mõnus tunne nagu, et mul on manager ja agent, kes kohati on nagu ülemus selles kontekstis, et kui mingi asi tundub ikka väga loll, siis öeldakse üsna kindla häälega, kuule, et see ei ole võib-olla kõige targem, aga jah, et mu elus ei ole nagu seda, et kedagi, kes ütleks, et nüüd nii on või nii ei ole, et see on ainult minu enda peas. Ja kui kõik need kategooriad kokku lugeda, siis ma arvan, et päris palju vabadust selles mõttes, et äratuskella mul ei ole, seda äratuskella on asi, mida ma maailmas kõige rohkem vihkan. Ja nüüd ikkagi, ütleme 2,5 aastat mul ei ole enam äratuskella, need on ainult üksikud hetked, kui on tõesti vaja kuskile, näiteks meie tänase 2:30 kohtumise jaoks igaks juhuks panin äratuse, et mitte sisse magada. Sest umbes täpselt praegu on mu normaalne ärkamisaeg tegelikult nagu. Et näiteks see, kui ma arvan, see on minu jaoks kõige suurem vabadus, sest just sellesse, ma olen ööinimene, mulle meeldib öösiti töötada ja seda on kohati väga nagu raske leida. Selge jah, et kuskil saaks öövahetuses istuda, aga see ei ole nagu see. Aga et just teha midagi, mida mina tahan teha ja niimoodi, et ma tõesti kellast ei sõltu, et ma arvan, see minu jaoks see kõige suurem vabadus selle juures. Et kui mul on uni, siis ma magan ja kui mul tundub, et täna ei ole und, siis ma võin öö läbi tööd teha ja terve järgmise päeva maha magada ja mitte midagi ei juhtu sellest. Kui sa annad nagu definitsiooni vabadusele, siis milline on nagu sinu keeli definitsioon sellele? Et nagu ma ennist mainisin, igal ühel on erinev, kes ütleb, et kurat, et kui mul on raha palju, siis ma olen kindlalt vaba ja nii edasi, siis milline on nagu sinu keeli vabadus? Ma arvan, et see vist ongi see, et ei ole palju inimesi, kes saavad teha otsuseid selle üle, mis minu elus toimub, et keegi ei saa muutub graafik ja nüüd sa oled hoopis nendel päevadel või siin ühel mingil sõbral oli see, et sain ametikõrgendust ja 3 korda aastas hakkama Hiinas käima, täitsa perses ma ei viitsi seal Hiinas käia, ma tahaks perega olla, on ju. Et selliseid, ma arvan, et see on see, mis on minu vabadus, et nii-öelda siis otsustamise vabadus, et ma võrdlemisi vähe nagu, et sisuliselt tegelikult ainukene inimene, kelle arvamust ma siin nagu maailmas arvestan, on mu proua, nagu reaalselt iga päeva otsuste tegemises ja et rohkem ükski teine nagu sõrm sinna ligi ei pääse. Ja ma arvan, et see on siis see, kuidas mina defineeriks nii-öelda olemisvabadus. Okei. Kui minna natukene selles teemas edasi ja nagu rääkida natukene rohkem sellest stand-up maastikust, siis küsin sult seda, kuidas sina nagu loetled seda, et ma olen
noh, kas just kuulnud, aga ma olen tähele pannud, et on tihti nagu neid inimesi, kes võib-olla satuvad, ma ei tea, Tõnis Niinemetsa näiteks stand-up'i vaatama või noh, kuidas seda nimetada, grow up, mis iganes. Ja peale seda... Teater, monoteater. Ja peale seda võib-olla inimene lahkub sealt nii-öelda selle sita maitsega ja ei tulegi enam nagu Comedy Estonia näiteks neid etendusi vaatama, siis noh, küsimus ongi selles, et kuidas sina nagu seda analüüsinud oled, et kas pigem on ühtepidi on jällegi, noh, nagu ma mainisin, on nagu keeruline, et kui inimene läheb sinna, et siis ta ei tule nagu teie showdele, aga teistpidi, et kui satuvad kohe Comedy Estoniasse, siis on noh, võib-olla okei. Siis mis sina nagu ütleksid, kas oled nagu nõus sellega või kuidas sinule nagu tundub? No see on nüüd kahe otsaga asi, sest Tõnis müüb nii palju rohkem kui mina, ehk siis ma ei taha olla nagu see, et kellelegi läheb paremini ja siis no, täielik pask on ju. Et ma arvan, et klientuur on hoopis nagu erinev, sihtgrupp on hoopis erinev, aga alguses see oli minu jaoks nagu suurem probleem sellepärast, et noh, meil oligi see, et kui me hakkasime tegema, kohe hakati, aga no see on igal pool, kus on uus stand-up skeene, kui paar aastat on kohe oma poisid teinud, siis kõik võimalikud komöödianäitlejad hakkavad ka järsku maagiliselt stand-upi tegema, sest noh, tekib turu mingi osa, on ju. Et alguses oli küll, ma olen reaalselt nagu kellegile noh, olen vestluses, et kuule, et jah, et olen stand-up, et tule show'le. Ja siis oli see, et ma käisin nagu Peeter Oja vaatamas ja ülihalb oli, et noh, ja kui Peeter Oja seda ei oska, mis me üldse sinust räägime? Mis, noh, absoluutselt ma saan aru, kui inimene, kes on siin terve elu Eestis, võib-olla üks Eestiga naljakamaid inimesi, kui tema selles žanris on halb, siis on see, miks keegi tüüp tänavalt peaks selles parem olema. Aga noh, jumal tänatud, Mihkel Raud oli lõpuks inimene, kes lasi meil need asjad natukene paika panna, sest ta oli esimene koht, kuhu kutsuti vaat sinna 3 raudsesse kunagi nagu mõlemalt poolt ja noh, me hävitasime nad seal no, nii haigelt ära nagu, et noh, ükski nendest näitlejad, noh, nad ei saanudki naerusid seal, see oli 6 minti taidlust ja siis ja mingi väike plaksutus, aga mina käisin siis... keegi veel meie omadest ja vist Mattias käis ka ja kõigil läks nagu reaalselt hästi ja toimis, et selles mõttes jah, et noh, aga alguses oli selle kindlasti raskem just see, et kui nüüd keegi, keda ma tunnen naljamehena, ei ole selles formaadis naljakas, siis seda mitte naljamehest ma ei lähegi kuulama, on ju. Aga nüüd on see juba pigem... Ma arvan, et asi on suhteliselt paralleelne ja mina vaatan seda selles mõttes positiivselt, et sellega viiakse sõna stand-up lähemale inimestele, kes võib-olla minu kaudu nad ei kuuleks seda sõna mitte kunagi, aga noh, et jumala hea, et telekas on kogu aeg stand-upi reklaamid raadios, et see sõna käib nagu läbi, et sellest on saanud võrdlemisi nagu selline käibefraas. Kindlasti suur osa sellel on meil, aga kindlasti suur osa on ka ikkagi nendel nii-öelda siis nagu teatritegijatel. Et nüüdseks on küll, kuna nüüd me oleme ise juba, kuidas ma ütlen, nii-öelda kael kannab, siis... nüüd ei sega enam üldse, sest me vaatamegi ennast nagu nii-öelda paralleelse asjana või teise asjana ja et kui nüüd keegi tõesti kuuleb ja käib ja näiteks naudib, kui ta nüüd kirjutab Google'isse sõna stand-up sisse või Eesti stand-up, siis ta jõuab igal juhul meieni. Et kui alguses mul oli küll see, et te käite ainult nagu pommite ja te viite, noh, ongi see, et sellele sõnale tekkis siuke nagu negatiivne kuvand, siis nüüd ma arvan, et see on pigem nagu vastupidi, et mingis mõttes see toob kindlasti ka rahvast meie üritustele, sest noh, ongi see, et open mic sisuliselt mitte keegi teine Eestis ei tee, on ju. Et noh, ongi, et kui keegi käibki teatris mingit asja vaatamis, mis oli selle nimega ja kui talle meeldib, siis ta paratamatult otsib juurde ja kui ta otsib juurde, siis ta paratamatult jõuab meieni, sest me noh, natuke domineerime seda turgu nagu, kui nii tohib öelda. Et jaa, aga noh, see ongi jah, see alguses oli küll hästi selline perse vaata,
aga ise ka kasvad ja arened, saad aru nagu, et mida nüüd keegi mult saab ära võtta, see on loogiline asi, mida meelelahutustööstus teeb, samamoodi räppmuusika, kui sai populaarsemaks, siis kohe järsku väga palju huvilisi ja proovijaid, iga asi on väike õntsa räppi sammuga, vaata, et see on üliloogiline, niimoodi peavoolukultuur töötabki, seal ei olegi mitte mingit suurt sisu, seal on need samad näod, kes lihtsalt üritavad puldis pusida ja mis on parasjagu teemas, sellest nagu räägitakse ja ma pigem võtan seda komplimendina, et te peate meid ikka päris tõsiselt võtma, kui teile tundub, et see turg on nagu nii suur. Ja suures osas me oleme selle ikkagi tegelikult juba üle elanud, see on möödanik, see oli 4-5 aastat tagasi, kui kõigil oli oma special, ühel ajal oli Maire Aunaste, Andrus Vaari, siuksed nimed olid väljas, vaata. Et nüüd on ju Tõnis ja Lüüs proovis, aga selle tuurin, et pakkisid väga sõbralikult kokku tagasi, et väidetavalt viiruse põhjustel, aga mina olin samal ajal tuuril, see viirus ei keelanud mitte midagi, et jah. Aga see ongi see on tulnud sellega, et meil on natukene tekkinud meil on täiesti reaalne skeene, meil on maikereid, tuleb uut verd peale ja on tekkinud selline enesekindlus ja tänu sellele häirib nagu vähem. Et ma arvangi, et inimesed heidivad väga palju nagu ebakindlusest. Et keegi teeb mingit sarnast asja ja sul on endale see, et ma ka ei tea. Ja siis sa lähedki nii-öelda teisi inimesi veenma, et vaata, kui sitad nemad on. Aga kui sa vaikselt teed oma asja ja veenad tasapisi inimesi, kui hea sina oled, siis absoluutselt ei ole oluline, kuidas kellelgi teisel läheb. Et nüüdseks ma olen nii aru saanud, et stand-up on, see on monosport, vaata, see on võitlus või võistlus iseenda eelmise soorituse vastu, see, kuidas keegi teine kõrval midagi teeb, ei puutu üldse asjasse. Et kui oligi alguses vaatad seal, et kuradi keegi mingi näitleja teeb mingit kuradi Nordeat, ma peaksin seal olema. Siis läks mitu aastat aru, et jumal tänat, ma siis sinna Nordeasse ei roninud, sest ma oleks sitta söönud, vaata. Et selles mõttes jah, ehk siis ma arvan kokkuvõtvalt see kunagi häiris mind nagu rohkem, aga nüüd ma vaatan seda võrdlemisi positiivselt, jumal lahe, tehke igast asju ja ega ma saan aru, sa oled selle näitleja leiva valind, ega ta ka kõige lihtsam Eestis ei ole, et ilmselgelt igalt poolt tuleb juurde haarata ja proovida ja pluss teine pool ongi see, et inimesi käib, inimestele meeldib, kes olen mina midagi ütlema, selge on see, et mina ei ole lihtsalt sihtgrupp ja ongi kogu lugu, aga ma mitte kuidagi ei esinda ju kogu Eestit või kõiki inimesi, mis tähendab, et te olete leidnud oma publikuid ja teete neile midagi ja andke minna. Et mind pigem häirib nagu see osa seal, et nad üritavad väita, et stand-up ongi tõlkimine. Et see osa mind natukene nagu häirib selle juures, aga õnneks nüüd see asi ongi läinud mingiks power-upiks ja mis iganes fucked up comediks, nagu et tegelikult see on võrdlemisi niivõrd kuivõrd on tegelikult sõna stand-up rahule jäetud, pluss on ka see, et meie jäime stand-upi juurde, me ei kasuta kindlasti mitte kuskil seda püstijalu sõnavärdjat ja et selles mõttes ma arvan, et nüüdseks me oleme üsna nagu oma väike subkultuurikene ja väga ei lase ennast nagu selles mõttes sellest välisest segada, et teeme oma asja ja vaikselt areneme ja vaikselt harjutame ja aga see on üldine, ma arvangi, et see on üldine see ebakindlus ja see, et kui endal väga ei tule, siis hakkad kohe ringi vaatama, et kuidas kellele sitasti saaks öelda, et tead, vaata korvpallis ise, kui välja ei tule, kui ruttu hakkad kohtunikke tegelikult sõimama, nagu kurat, küll nuka sinu, no ei ole nuka pärast, mina ei jõua joosta, vaata, et nuka pole mitte milleski süüdi, on ju. Et see on hästi loogiline ja ma arvan, et kui sa oleks mu käest seda 5 aastat tagasi küsinud, siis ma oleksin persse, need vennad nii ei toi tea, mõttetu nagu tee oma asja ja igaüks teeb oma asja ja nii lihtne ta ju ongi selles mõttes. Comedy Estonia open mic'idel käib tõesti, ka mina olen näinud päris palju noori, käivad proovimas, tahavad ka nagu, kuidas sa nagu tähele oled pannud, kas neil on nagu päris palju nagu võimalust samamoodi nii-öelda
edasi liikuda, saada veel paremaks, neil on mingit kindlat sisu või kuidas sa nagu oskad neid eestlasi analüüsida, et mis sa arvad? Ma arvan, et see on rohkem individuaalne kui mingisugune nii-öelda rahvusidentiteet, et nüüd öelda, et kas eestlased on naljakad või ei ole, ma ei tea, sest meil tuleb maikidel inimesi, kes on jube head ja tuleb inimesi, kes on jube kohutavad, et see on kuskil nagu mujal, aga pigem ma ise arvan, et eesti ja eesti keel on väga nagu hea stand-upi mõttes siis nii-öelda kvaliteedi tekkimiseks, sest meil on hullult nagu lahe keel, meil on hästi rikas keel ja meil on hästi palju, me oleme kõik selles mõttes nagu multikeelsed, isegi kes ei räägi mitte midagi, on üks hunnik venekeelseid sõnu, mida sa tead, on üks hunnik saksakeelseid sõnu, mida sa tead, mis on saanud nagu oma sõnadeks ja see annab hästi palju nagu võimalusi, et just selles mõttes keele mõttes meil on see asi jõhkralt nagu siis pigem potentsiaalikas ja aga niimoodi see taandub juba isikliku nagu töö peale, sest ega ma olen kõikidele noortele nagu niivõrd kuivõrd olen öelnud ka, et ega esimesed 5 aastat peabki sitt olema. Et selge see, et publikule nagu võib juba otsast nagu meeldida ja täitsa nagu tuleb, aga et mitte keegi ei saa esimene aasta nagu valmis, et need, kes leiavad väga ruttu oma selle nii-öelda lae üles, et tegelikult see lagi oli kuskil mujal ja lihtsalt töö on tegemata ja ongi see sama, et ma ju olen juba koomik nagu ja ega siin on väga paljudel on ka see, et kui siin mõndade teiste asutuste stand-upi meestel nagu see, et tasuta üritusid ja ma ei sittagi tasuta vaata ja mina tänasel päeval iga kuu 30% üritusi, mis ma teen, on tasuta, sellepärast, et kuskil tuleb nagu harjutada ka, on ju. Et selles mõttes võib-olla nagu jah, et see on palju rohkem individuaalse inimese ja pikaaegse nagu töö ja harjutamise ja mille kõige muu nagu kombo, et ega see mingisugune loomuomasus nii palju ei see stand-upis ei ole reegleid, vaata, ei ole see, et sa pead olema valju ja aktiivne, sa võid olla nagu hiirama mic standi taha ja öelda iga 10 sekundi tagant kui see toimib, on koomikud, kes ei ütlegi mitte midagi. Edinburghis nägime ühte tüüpi, kes tegi 1,5-tunnise show niimoodi, et ainsad sõnad, mis ta ütles, oli what the fuck is this shit? Ja rohkem mitte midagi, ta korrutas neid samu sõnu, 6 sõna eri intonatsioonidega, 1,5 tundi ja inimesed olid fucking kõveras, et selles mõttes reegleid ei ole olemas, aga kui proovida see küsimus ikkagi natuke vastata, siis ma arvan et eestlastel ainest on hästi, sest meil on seda piisavalt perse läinud asju lähiminevikus, et seda nii-öelda kibestumust või midagi sellist, mida selleks pöörata ja ma arvan, et kui niimoodi öelda, siis näiteks praegu meil on küll, ma arvan, suht tugev generatsioon noori nagu peal, et jah, siin on nii mõnigi tüüp, kes on praegu siin, kes on poole aasta jooksul ja me väga nagu põnevusega ootame, aga ei taha kedagi väga veel nagu hinnata just sellepärast, et see peabki aega võtma. See on asi, mida sa ükskõik kui palju eeltööd sa enne teed või midagi õpid või loed või harjutad. Kõigepealt, esimene proov, ühe korra ära proovid, siis sa oled ühe korra teinud ja see on kogu info, mis sul nagu on, et see areng nii-öelda võtab nagu aega ja kes otsivad mingit shortcut'e, et keegi teine või kuskilt kellegi teise kogemuse pealt, siis ega ta tihtipeale või enamasti nii hästi nagu ei lähe, et tulebki see töö nagu läbi käia ja siis siin ongi veel versioon mingisugune Louis C.K. näide sisuliselt niivõrd kuivõrd esimesed 15 aastat tegi seda
mitte ühtegi senti ei tulnud, käis ja maikis ja kogu aeg öeldi, mees, mida sa loll oled peast, no see ei ole naljakas, noh. Ja nüüd mingid aastad hiljem ilmselt maailma üks edukamaid ja tuntumaid nimesid stand-upi vallas, on ju. Et see on jah selline huvitav ala, et see ei ole noh, laulmisega on ikkagi see, et noh, su esimese laulmine, noh, kui sa üldse viisi ei pea, siis ega siit nagu väga nahka ilmselt ei tule, aga samas, kui sul on noh, uskumatu loomulik, noh, et võib-olla on, muidugi ma ei tea sellest erialast sittagi, vaata, aga et mulle tundub, et võib-olla on nagu lihtsam, aga stand-upis on küll, et ma olen paar korda sellega nagu näppu lõikanud, et võib-olla vaatad kedagi on see, et noh, see nüüd küll nagu ei ole ju. Ja siis 3 aastat vaatad niimoodi, et no kõrrat ei ole. Ja siis 4., 5. on see, et ossa raiskus on nagu, et ja sellepärast ma enam ei tee seda, et kui ka praegu meil maikerid tulevad, küsivad tagasisidet, siis ma ütlen, minu ainukene tagasiside on see, et harjuta edasi ja et siin ei ole nagu, kui muidu öeldakse, et tibusid loetakse kevadel või kuna iganes neid loetakse, siis meil loetakse 5. kevadel selles mõttes, et jaa, aga ei, huvilisi on kõvasti, et selles mõttes küll ja, et meil on nagu see uus, et noh, üks asi on üleüldse nagu mingi kvaliteet või mingi, ja see on jälle nii, stiilid on nii erinevad, 2 koomikut, kes müüvad mõlemad täpselt sama palju Ameerikas, üks mulle täiega meeldib, teist ma ei suuda poolt sõna kuulata, on ju, et selles mõttes jah, et sellist nagu õiget ja valet ei ole olemas, aga igal juhul meil on olemas küll nagu see aktiivsus on olemas, et päris palju noori käib läbi, kes käivad, proovivadki 1 korra, kes jäävad nagu selle juurde, et selles mõttes ma ütlen igal juhul potentsiaali on kõvasti ja ma arvan, et siin on nii mõnigi tüüp meie keskel praegu, kes on praegu, ta on suht alustanud, aga 10 aasta pärast on ta nii-öelda igas Eesti kodus nagu käibe nimi, on ju. Aga kes need on, ma jätan enda teada, sest muidu nad hakkavad endast midagi arvama ja siis ei tule üldse nii hästi välja. Ehk järjepidevus on võti? Kindlasti, nagu enamus muude asjadega, aga isegi noh, praegu nüüd ma ei teagi palju, mul varsti 3000 keikat, midagi sükest 10 aastat saab kohe. Isegi mul siit veel edasi, kui nagu seda, et ma ülitäpselt üritan valida sõnu, et mitte jätta muljet, et ma arvaks, et mingi kõva vend olen, sellepärast see isegi mind nagu häiris, aga ka mul on see, et kui ikkagi nüüd 6 aega teinud ei ole, või noh, seesama, kui meil nüüd siin märtsist maini, mis ei lubatud mängida, me juunis esimest korda kokku saime, see oli noh, naljakas, kui košmaarsed olid kõigi setid, sellepärast, et sul ei ole, noh, trennis ei ole käinud. Et ta on võib-olla selles mõttes väga palju spordimetafoore annaks nagu tõmmata, et järjepidevus ja lihas peab soe olema ja nii edasi. Et ma käin alati, või noh, praegu ei saa, aga ma üritan käia niimoodi, et enne oma nagu tuuri ma olen puhkusel kuskil Eestist eemal, aga kindlasti ma ei tule tagasi niimoodi, et ma tulen koju ja otse tuurile, vaid ma tulen koju ja ikkagi 2 nädalat teen kõiki maike, kõike, mis võimalik, et jälle see nii-öelda lihas sooja saada. Aga jaa, kindlasti järjepidevus, sest stand-upis on lõputult lugusid, kus nagu alguses, et ei ole ja noh, et talenti kui sellist stand-upi jaoks ei ole olemas, sest kui sa, noh, keegi küsib, et mis see talent on, siis ma ütlen sulle, aga ütle mulle, mis on huumor ja vaata nüüd mitu tuhat sõna sul läheb vaja, et päriselt anda, mis see, noh, on ju naermine, aga tegelikult, et mis ta on, noh, kõik võib olla naljakas ja sellest jah, johtuvalt ongi see, et lihtsalt tuleb teha tööd ja selles mõttes, mõnes mõttes nagu, ega sa ei tea, kas sealt tuleb, on ju, sest see selgubki hiljem, aga niimoodi, et keegi, noh, et siin paari korraga kedagi saaks maha kanda, no ei ole lihtsalt võimalik. Võib-olla siin ja nooremana arvasin, et on, aga õnneks elu on tõestanud mitu korda nagu ja et jah, kindlasti järjepidevus ja nii-öelda see nagu areng siis selle nagu sees või et
kuidas ma ütlen siis, tugev eneseanalüüs võib-olla, et mida ma tegelikult teen, kuidas mul tegelikult läheb, kus mul jääb puudu, kus mul on üle nii-öelda ja kõik selline et hästi huvitav, et keegi teine sulle seda öelda ei saa. Ja ma tean, et see oli uskumatult pikk vastus, aga ma tahtsin kuidagi ringiga jõuda selleni, et see küsimus oligi selles mõttes natukene nagu raske minu jaoks, et kas meil on häid uusi, ma ei tea, ma saan sulle öelda 5 aastat, ma saan sulle 2025 öelda, kas meil 2020 oli häid uusi põhimõtteliselt. Sest ka keegi, kes hirmsasti välgatab, nüüd kas ta nagu jääb selle juurde ja nii edasi, pluss on see, et keegi tuleb üks õhtu, publikud on erinevad ja see on nii palju saali lugemist, et kui alguses mingi asi kellelegi toimib, et kui sa ütled mingid asjad välja ja nüüd üks saalides inimesi naerab, see ei tähenda, et see nali töötab. See tähendab, et see seal täna õhtul selles kontekstis töötas, aga jaa, et ma üritan vältida selles mõttes hinnangute andmist, sest ma olen õppinud, et see ei toimi sellel erialal. Sinu vennaga Jörksiga me natukene lähemalt rääkisime, et mõnest asjast, mis sinu juures on nagu huvitav, et tavaliselt jah, tundub võib-olla natuke imelik, et me just rääkisime 2 asja, et tegelikult kas just see eestlasele omane on, aga sa ütled ausalt ja otse kohe välja, kui sulle mingi asi on kuidagi ei meeldi või mis iganes tavaliselt, võib-olla pigem minu jaoks on eestlased sellised, kes vägisi hoiavad seda kinni, et mitte ebahoisakas olukorda sattuda. Ja teine asi oli see, mida me nagu arutasime ja mõtlesime ja shout out to Jürgen on ju, ja ta palus ka küsida, et võib-olla vast äkki on huvitav, mis värk sinu nagu imidžiga on, et alati on sellised valged uued tossud, aga riided võivad ka olla sellised nagu vanad ja laiad ja mis värk nagu sellega on, et jah, ma olen täiesti nõus, et kui me vaatame seda grow up komedit või mis iganes, kõik tulevad sellised viisakad asjad on seljas, on ju, et teeme hakkama nüüd nalja tegema, aga sina oled just vastupidi, sa oled selline vaba ja mugav riietus on ja tule kas või dressidega ja see on minu jaoks ma enamuse open mic'i teengi dressides. Seda enam. Värviplekkidega dressides, kui aus olla. See on huvitav küsimus tõesti. Ma ei ütleks, et mul on imidž kindlasti nagu teadlik selles mõttes, aga kui ma nii mõtlen, siis see on mind täiega noorena häiris, et mingites kohtades ei võetud nagu riietuse pärast nagu tõsiselt või et ei sobi või nagu see, et sul on juuksed sassis, siis see, mis sa ütled, on vähem oluline ja ma arvan, et see kõik on minu nagu võitlus nii-öelda sellega või veits nagu see, et aga et kas te nüüd tahate kuulda, mis mul öelda on või kas tõesti nüüd keegi jätab nagu särgi pärast tulemata nii-öelda. Aga miks mul tossud on? Mulle tossud meeldivad, ma ei tea miks, aga see on tegelikult see ka, et toss on üks asi, mille sa päriselt kannad läbi nii, et see ei ole enam mugav, aga nagu särgi või pusaga plekk või auk ei tee teda vähem mugavaks, pigem teeb mugavamaks, on ju. Ja ma arvan, et see oli ka võib-olla osa mõnes mõttes nagu alateadlikult, see on olnud suur osa nendest valikutest, et mind on alati väga häirinud see, et see mingi väline, mingisugune esteetiline kokkulepe on see nagu läbi mille asju saab, on ju. Et ma olen käinud mingitel tööintervjuudel täpselt, kus on nagu veits, et okei, nagu, eks ilusad seda, nagu, sest see ei ole oluline, on see, mis nagu siit välja tuleb ja mis siin toimub, vaata, et see mis püksid mul on nii ebaoluline ja nüüd ma olen ise aru saanud et ma veits nagu surun või mängin selle piiriga, sest ongi nüüd oleme punktis, kus kui mind kuskile kutsutakse, kõik teavad, et see olen mina ja ma tulen nii, nagu ma tulen ja mulle mingist dresscode'ist ei ole mõtet kirjutada selles mõttes, et üks asi on muidugi, kui on venna pulmas, ma käisin jube Nobeli ülikonnaga, aga et see ongi kui ongi mingi black tie, mingi asi, muidu ma ei ole sotsiopaat, on ju, aga enamus kohtades või see, et
ma ei tea, mingi uudiste saate nupukesse midagi ütlema või üldse see, et sa oled avalikkuse ees, siis sa pead, ma ei pea ja kindlasti ja just juuste ja habemega ma nagu jah, see on võib-olla mõnes mõttes natuke selline väljakutsuv või nagu selline see, et noh, aga et kanna siis maha mind, kui sa oled selline inimene, aga et ma üritan käia selle nii-öelda just selle piiri peal, et inimene ei lase ennast nagu sellest häirida või et äkki see asi, mis ma ütlen, on nii huvitav või nii naljakas, ta on siis, no persse ma siis kuulan ära, on ju. Aga see on, ma arvan, see on rohkem ja alateadlik, pluss see on laiskus, see on absoluutne laiskus, ma käin maksimaalselt 2 korda aastas juuksuris, sest mulle üldse ei meeldi võõrad inimesed mu silindris ja juuksur on kõige agressiivsem viis sellest ja mul on lihtsalt, jah, mul on nagu mina teisi inimesi ei hinda millegi siukse järgi ja mind veits on nagu see ja, et kui sa mind pükste pärast nagu tahad maha kanda, siis ma ei tahagi sinuga asju ajada. Tule räägi muga siis, kui sa oled piisavalt intelligentne inimene, et aru saada, et see on väga-väga ebaoluline. No, ongi just selge see, et on mingid kontekstid, kus see on nagu väga oluline, aga nüüd ongi meie open mic mingis kõrtsis öösel, no mis tegelikku vahet seal on, vaata. Ja no üldse inimesed võtavad kõik kaugelt liiga tõsiselt ennast ja ma ei võta ennast üldse tõsiselt ja see on ka nagu see, et kuidas see niimoodi välja läksid? Mul on see, et no ma ei tea, külm oli, panin pikad püksid ja kampsuni ja jope nagu, et ma vaatan nagu niimoodi seda, et mitte, et nüüd mis värvi ta oli. Ja ma vihkan riidepoodides käimist ka. Enamus, kui mitte kõik, mu riided on Jörgsi vanad riided ja noh, mul peab asi füüsiliselt seljast ära kukkuma, et ma lõpetaksin tema kasutamise põhimõtteliselt. Jah, ma arvan, et see oli vastus sellele küsimusele võib-olla. Mul on täpselt sama, ma kunagi põhikoolis mind visati koolist välja, sest mul olid dressid ja nagu kuigi ma olin enam-vähem enda arust normaalne nagu õpilane ja kõik oli okk, aga ma ei ole viisakas. Aga tänaval räägitakse hästi palju nagu sellistest asjadest, et minu jaoks on jube nagu imelik see, et mõni inimene küsib, et võib-olla või mõni inimene ütleb, et kuule, jube imelik on mingi teatud küsimusi küsida, et ära küsi, vaata, et jumala eest, et see on ebaviisakas. No näiteks inimesed räägivad, et palganumbri kohta on ebaviisakas küsida. Jah, ma olen täiesti nõus seda. Aga kui teatud kontekstis see mind nii-öelda inspireerib ja motiveerib, siis miks ma ei või seda küsida? Kui inimene ei taha vastata, tal on see õigus, ta ütleb, et ma ei taha vastata ja ongi kõik. Et mina ka nagu vahepeal olen pigem nagu mõelnud sellele, et kui mul see küsimata jääb, kui ma nagu ei ole nagu selles rollis, siis nagu come on, ma tunnen ennast ebamugavalt ja miks ma nagu ei peaks olema selles. Aga küsin ka nagu seda, et minu jaoks sa oled tegelikult koomikuna nagu juba päris palju saavutanud, sa oled siin skeenes nagu pikka aega olnud. Aga ma olen sama kaua olnud kui skeene olnud selles mõttes küll. Täpselt. Aga mis ma küsin on see, et millised nagu sinu sellised eesmärgid või siis nii-öelda pigem millised nagu saavutusi sa pead nagu väga nagu tähtsaks, midagi nagu suurt võib-olla, mida sa saavutanud oled ja millised on nagu järgmised eesmärgid, mida sa veel saavutad või sa pigem nagu ei mõtle selle, sa lähed step by step liigud edasi ja püüad aina paremaks saada? Jah, ma arvan, et ma ei ole midagi saavutanud. Võib-olla Eesti mõttes selles mõttes see on lahe, mulle meeldib, et mul õnnestus aastavahetuse teleprogrammis olla, et see on selline äge nagu, ja mitte nagu mingi vaid reaalselt oma bitt lõikamata pandi otse eetrisse, on ju. Et see on võib-olla selles mõttes lahe, kuna see on selline Eesti huumori nagu kogunemise õhtu ja et ikkagi Rahvusringhääling otsustas, et nende programmis täiesti okeil kellaajal, me olime kas enne või pärast Tujurikkujat, et see oli päris lahe. Aga jah, ma väga ei vaata niimoodi asju, ma pigem vaatan nagu, et mis tunne on ja kuhu siis sealt nagu edasi, et ma arvan, minu kõige suurem saavutus on see, et ma olen juba mitu aastat nagu tööd tehes rahul ja õnnelik, et
et jah, või noh, ma ei tea, Netflixi spetsialit tahaks, aga samas see on juba nii palju devalveerunud, et ma ei kujuta ette, mis see 10 aasta pärast on see miski, mis siis nagu on, aga ja ma arvan, et mu eesmärk on jääda selle juurde, et kui mul õnnestub elukutselise stand-up edasi teha, siis ma olen üli nagu rahul, aga ma niimoodi nagu ei oska, et ma selles mõttes mõtlen võib-olla natukene nagu ebatraditsiooniliselt, aga ma ei oska ja mingeid asju nagu, noh, ma ei tea, kõik Eesti suuremad teatrisaalid oma show'ga välja müünud, tegelikult nagu lahe, aga mina vaatan nii, et tollel aastal oli tollele tuurile seal linnas nii palju inimesi huviline ja see oli ainuke saal, kuhu nad nagu mahtusid, et see, kui algus oli küll, noh, ikka vanem siis käis võtsi jala värisema, et sissand, kui hull nagu, aga nüüd, noh, see on töövahend ja mul on selles mõttes võib-olla väga igav lähenemine, et ma vaatan seda mõnes mõttes, noh, töö on töö ja töö on, kõigil on mingi töö on ju ja minu oma on nagu selline ja lisaks ma arvan, et see teeb nagu võib-olla laisaks või ülbeks, et mulle meeldib aasta lõpus nagu vaadata, mis ma nagu tegin, aga nii-öelda minu lähenemine on siis, noh, see ei ole kindlasti mulle originaalne, kusjuures tänasel päeval võib-olla väga sobilik, sest täna on ju Kobe surma-aastapäev, on ju, ja et see Mamba mentality on selles mõttes võrdlemisi nagu lähedane just minu mõtetele see, et see asi on nagu sammudes, et mida mina aasta lõpus vaatan, on see, et kas ma olen ülesmäge liikunud, et võib-olla siis minu kõige suurem saavutus on see, et juba varsti mingi 1000 päeva ma ei ole pidanud vaatama päevale niimoodi, et täna ma läksin tagasi. Ma olen iga päevaga teinud ühe sammu edasi, natukene liikunud, midagi mõelnud, midagi kirjutanud, saanud paremaks ja nagu arenenud, et ma elan pigem jah sellisel skaalal, nagu mõtlen, kui veel midagi mingiks saavutuseks. Me oleme kuskil mingis ruumis müüsime rohkem kui Tanel Padar mingi paar päeva varem, see oli lahe. Maailma suurima Eesti maja publikurekord on minu käes. Melbourne'is on vist maailma suurim Eesti maja ja nad tookord ütlesid mulle küll, et see oli publikurekord. Kui ma sinna läksin, siis tädi ütles mulle, ma läksin tegelikult nagu ühele sõbrannale nii-öelda külla ja ta just abiellus ja sai lapse ja siis läksime nagu nii-öelda katsikutele värki ja siis mõtlesin, et teen Eesti majas ühe show eestlastele, et äkki ikka midagi. Ootasime tädi, segasin üle 30 meil ei käi kunagi, et see on hea. Meil tuli mingi sott 50. Panime hommikuni tina seal Eesti majas, jumala lahe oli nagu. Ja seal oli lõpuks asi läks veel nii kaugel, et seal oli mingi hetk küsisin, et selle pakkusid mingid jook, küsisin, kui lagit viskit ei ole. Seda ei ole, et lähme poest toome, neil oli oma nagu baar, aga mulle lubati, et esine muidugi too nagu oma jook. Ja siis 10 minutit hiljem toodi siis üks mingisugune pudel, kus oli, see oli mingisugune, mingi single malt, mingi päris asjalik, ma ei ole selliste kvaliteetviskide jooja, aga mingi päris asjalik pudel. Ja et see oli siis ühe mingisuguse vana eestlase, kes oli paar aastat tagasi nagu lahkunud, kes elas seal, kes ajas seda Eesti maja asja, see oli temast nagu jäänud pudel ja nad ei osanud sellega midagi peale hakata ja siis nad tundsid, et võt, teate, tehke lahti poisid. Ja see oli võib-olla selline, et päris nagu lahe, aga et pigem need on jah siuksed väiksemad asjad, aga ma ei usu, et ma olen midagi veel selles mõttes saavutanud, et jah, minu saavutus ongi see, et mul on õnnestunud hakata elukutseliseks stand-upiks, et ma saan päriselt seda teha, luua ja kirjutada ja ma loodan, et saavutused on veel ees, et ma ise vaatan seda küll nii, et ma olen väga alguses, mul alles hakkab vaikselt välja tulema, mul vaikselt hakkab tekkima mingisugune nagu nii-öelda isiksus stand-upi kontekstis ja ma loodan, et see areng nagu seisma ei jää. Kui ma panin Facebooki üles nii-öelda ühe video, kus tegelikult see oli selle momendil, kui ma tegin podcasti koos Jörksiga, siis omavahel te seal kommentaariumites tögasite üksteist, et ei, Jörks on ikka naljakam ja nii edasi. Kindlasti on. Mis sa arvad, millal siis Jörks lavale tuleb? Millal paneme ta lavale? Mitte kunagi.
Sest ta on edukas muudes eluvaldkondades ja traditsiooniliselt andekam kui mina, aga mul on mingid nagu mingid teised asjad, aga sellises, kui ma mõtlen just seda sellise siis olukorra või mingi sellise et noh, selge see, et ma ei mõtle selle all seda, et kui ta nüüd läheb lavale, siis oi pask, kus ta endast sureks täpselt samamoodi nagu kõik teised. Aga ma mõtlen just seda, et tema see quickness või tema esimene mõte on nii uskumatult naljakas alati, et just selles, et see on võib-olla selline üks väheseid nagu loomuomaseid asju, mida saab nagu mõõta ja just selles, et mina olen alati nagu mina olen vaatanud pigem nagu tema poole või jäljendanud või üle võtnud mõne mingi liigutuse või mõne mingisuguse nagu asja, aga see on kindlasti tingitud ka sellest, et ta on must 3,5 aastat vanem, mis tähendab, et väga pikka aega, kui mitte tänase päevani, ta on minust nagu intelligentselt ees olnud, mis tähendab, et sa kuuledki mingeid asju, sa raisku hea, aga ma veel ei tea neid asju, ma ei ole veel lugenud seda raamatut ja ei ole kursis nende asjadega, kus see nagu kokku panna, aga jaa, et ta on väga väga naljakas poiss, aga ongi see, et ma ei tea, kus kontekstist läbi, et tal on ka see oskus nagu olla professionaalne, mul seda ei ole, sest mul on pohhui. Aga jaa, et ma arvan just selles see nii-öelda esimene mõte või see, et random turtsatus, mis suust välja tuleb, tema omad on palju andekamad ja naljakamad ja minu omad on lihtsalt nagu kurjad põhimõtteliselt või et nagu selline inimesed räägivad, et ma olen otsekohene või aus või mis iganes, et see on minu esimene reaktsioon ongi nagu see, aga tema oma on pigem mingi selline kirjanduslik või mingi lõbus või mingi huvitav asi. Kui sa oma karjääri alustasid nii-öelda, siis või üldse räägime ka praegusest, siis kindlasti ma arvan, et võtame kas või minu või üldse kellegi teise, ma ei tea, mõne sportlase, mõne, ma ei tea, YouTuber, ükskõik kelle on ju, siis igal ühel meil on ka selliseid nii-öelda, kas öelda siis heitereid on ju. Et me ei räägi mitte nagu nendest, kes annavad konstruktiivset nii-öelda kriitikat, vaid nagu need, kes ikka tahavad sulle ikka sitast öelda, ikka tögada öelda, et sa oled ikka sitane inimene. Et kuidas sina nagu nendesse suhtud ja kuidas nagu nii-öelda oma sellest, oma nii-öelda aja algusest ka suhtusid nendesse? Ma võin öelda, et mu teise tunni DVD karbi peal on välja toodud kõik kõige räigemad solvangud, mis internetis mu kohta on olnud, panin nagu plaadi kaane peale, aga niimoodi, et ma panin neile nagu need tärnid, et nad oleks nagu mingid ajalehe arvustajad või midagi, et Madis arvas, et oleks pidanud burgerite juurde jääma ja mingi siuke teema. Mind on see pigem nagu kannustab see, et kui kellelgi midagi on, siis oi raisk, ma tulen ja näitan sulle, vaata, et sa arvad, et ma olen sitt kredi, ma nüüd lähen harjutan aasta aega 365 iga päev, panen hullu ja siis vaatame, kas sa nagu aasta pärast veel ütled. Ja ei, nooremana oli kindlasti nagu raskem, aga nüüd ma olen jõudnud punkti või aru saanud, et see on inimeste, mina ei puutu asjasse. See, kes käib kuskil internetis anonüümist kedagi sõimamas, ta ei tee seda sellepärast, et mina olen halb ja tõesti nii halvasti ütlesin, tema elus on midagi väga-väga valesti ja puudu ja et see on muutunud pigem selleks, et mul on kahju inimesest, et sa kulutad oma energiat mingi sellise asja peale, mine tee midagi produktiivselt, vaata, et kui me Eesti inimesed, just ühe tüübiga rääkisime, et kui Eesti inimesed kollektiivselt selle aja, mis me kulutame internetis vingumise peale, kui me kulutaksime päriselt probleemidega tegelemise peale, siis meil ei oleks mitte ühtegi probleemi enam. Et ja, aga ei, heiterid tähendab, et seda sul tuleb välja, sellepärast, et halba asja heiditakse väga vähe. Kadedus viib heitimiseni,
kõikvõimalikud, selle ümber olevad tunded, et miks ma ei oska või miks ma ei saa, need on need, mis viivad heitimiseni, ehk siis kui sul on heiterid, see tähendab, et sa teed midagi. Inimene, kellele väidetavalt ei meeldi, kuulab su asja ära, et selle kohta midagi öelda. Järelikult seal peab midagi olema, et pigem oleks see, et kui keegi mitte midagi ei ütleks, siis mul on see, et okei, et siis ju keegi nagu keegi siis ei tea või ei vaata nagu. Et mulle jõhkralt meeldib enda kohta interneti kommentaare. Just ükspäev kirjutasin ühe biti, et kuidas kõik avaliku elu tegelased väidavad, et ei, ma ei loe kunagi kommentaare. Valetate, kindlalt valetate, ma loen kõiki, sest see on nii naljakas ja meis kõigis on see väike masohist sees ja see on minu arust nii lõbus nagu, kuidas sa teed mingi asja, millega sa oled näinud aasta aega vaeva, nüüd keegi näeb sellest 15 sekundist klippi ja kannab sind täielikult inimesena maha. Minu arust see on nii uskumatult nagu naljakas, et aga mulle meeldib, kui mind heiditakse, sest see tähendab, et see asi, mis ma teen, läheb inimestele korda, see tähendab, et see tekitab mingisuguseid argumente või mingisuguseid diskussioone ja kui sa siis selle lõpuks jõuad selleni, et mul ei ole õigus ja ma olen loll, on ju, siis lahe, aitäh, et sa kaasa mõtlesid põhimõtteliselt. Et ja mult ei saa küll keegi sellega midagi ära võtta nagu. Ja lõpetuseks, mis ma tahan veel teada, on see, et mis sa siis ütleksid, ma ei tea, kas nendele noortele või nendele inimestele, kes ammu on ka sind nagu eeskujuna võtnud ja või siis on tahtnud ise ka nagu koomikuks saada, on tahtnud nagu lavale tulla, aga mingid asjad on teda nagu seganud, et võib-olla et see samamoodi see kriitika, see heitimine, need asjad, milliseid nagu nõuanded või selliseid asju sa oskaksid nagu öelda, et nüüd see inimene ikka tuleks, prooviks, katsetaks ja annaks tuld? Ma tulen korra veel selle kriitika mõtte juurde tagasi, see on niisugune asi, kokanduses kasutatakse sellist umbes nagu numbrite vahekorda, et positiivsest tagasisidest 1/10 ütleb midagi, negatiivne tagasiside 7/10 ütleb midagi, et see on ja nagu seda karta küll ei ole nagu mõtet või kui just su soov on teha midagi avalikkuse ees, siis ole selleks sõimuks valmis, sellepärast, et see on mingi utoopiline ühiskond, kus kadedust ei eksisteeri. Kõik tüübid, kes on kodus mõelnud, et nad tahaksid räpparid olla, aga ei ole julgenud pihta hakata, need on tüübid, kes käivad, need, kes proovivad nagu sõimamas, et neilt midagi ära võtta. Et seda ma üritan nüüd jõuda peas mingi hästi sellise hea mõtteni, aga ma olen selles mõttes hästi lihtne inimene, et mida iganes sa tahad, tööeetika ja jõhker soov tööd teha põhimõtteliselt, et lihtsalt ei saa ja siin võib-olla kui Raido Raudsepa selle mõttega, et hakka pihta, proovi. Kõikidel edukatel inimestel on ülipalju perse läinud asju selja taga, nagu mingi asja läbikukkumine või see ei tähenda, et asi läbikukkus, kui sina sealt midagi kaasa võtad. Et ma julgengi võib-olla soovitada seda nii-öelda siis seda mamba mentality või seda osa, et ära võta endale tema näitel on eks ole see, et ta tahtis saada maailma parimaks korvpalluriks, aga kas see on võimalik, seda ta ei tea. Mida ta saab teha, on teha iga päev kõik endast sõltuva, et liikuda selle poole ja kui tuleb välja, siis tuleb, kui ei tule, siis ei ole midagi katki, sest sa leiadki nii-öelda oma rõõmu siis sellest protsessist, sellest teekonnast. Et kui ma täna tegin ühe sammu lähemale sellele, mis ma tahan, siis see on võimalik. Kui ma täna ei teinud mitte ühtegi sammu sellele lähemale, siis see tundub vähem tõenäoline, on ju.
jah, et ma ei teagi, hakka pihta. Mul on näiteks kodus, uues kodus on ka juba, ukse juures seina peal, kui sa uksest välja lähed, siis peegli all on kirjas Mulju Tommi ehk siis Okim Riimi sõnad põdeda bossittagi. Ja mul on juba umbes 5 aastat eelmises kodus oli mitmes kohas, mulle vaatab viimase asjana, kui ma uksest välja astun, vaatab vastu sõnum põdeda bossittagi, sest tõepoolest ei ole. Ja me istume kodus ja unistame ja kardame, aga reaalsuses tuleb pihta hakata, tuleb teha ja kas tuleb välja või ei tule, selle üle sinul selles mõttes kontrolli ei ole, sul on kontroll selle üle, kas sa annad endale, alati võib maailm sul käest ära võtta või mis iganes, mõni ülesanne ongi võib-olla liiga suur või liiga ulmeline, aga jaa, et just vaadata seda teekonda ja leida sellest isiklikust nagu arengust siis saavutus võib-olla, et see ei ole, see, et sa ei ole veel seal, ei tähenda, et sa oled läbi kukkunud. Kui sa iga päevaga lähed lähemale, siis keegi ei saa sulle öelda, et sa oled läbi kukkunud, et hästi, jah, pannaks neile sellised nagu raamid ette, vaata, või see on kuskil filmides ka, et mitmes filmis olen näinud sellist hästi veidrat seda väidet, et keegi mingisuguse tööga ja siis et ma veel aasta aega proovin seda kunstniku asja ja kui aastaga ei tule, siis ma jätan pooleli. Siis miks sa seda aastat raiskad oma elust, tee midagi, mida sa päriselt nagu teha tahad või usud. Aga jaa, väga igav vastus selles mõttes, et töö tegemine ja kui keegi on sinust edukam, siis suure tõenäosusega ta teeb rohkem tööd ja näeb rohkem vaeva ja see ei ole halb, nagu ei pea ennast segi töötama nagu mina, kui sinu ambitsioon ei ole, aga minu ambitsioon on, kui ma tahan olla maailma kõige parem koomik ja Eestist tulles ma ilmselgelt ei saa seda eesti keeles teha, mul on pask kui palju minna, mis tähendab, et ma pean pihta hakkama ja vaeva nägema, on ju, aga jaa, et kui nagu jah, hästi selline veider nii-öelda lahtiühendus on see, et inimesed nagu tahavad hullult nagu nii-öelda puhata ja tilka panna ja värki, aga samal ajal tahavad nagu räme edukad olla, aga samamoodi siin mõned sõbrad, kes on nüüd ikkagi majanduslikult nagu väga-väga kaugele jõudnud, ongi see, et vahepeal nad olid 3-4 aastat, nad olid peolt puudu, nad ei andnud ennast näole, sest nad tegid mingisuguseid asju, on ju. Ja seda nagu, sest ei ole nii seksikas ja sellepärast sellest ei räägita väga palju, et pigem on see, et talent ja õigel ajal õiges kohas. Jah, muidugi need asjad on olemas, aga kui sa nagu päriselt teed mingi asja nimel nagu tööd, siis jah, väga raske on kellelgi sul seda selles mõttes nagu eest nii-öelda ära võtta, me süüdistame ülipalju teisi inimesi endale püksi situmises põhimõtteliselt, aga ainult mina saan nendesse pükstesse kakida, on ju, mis tähendab, et kui sitt on püksis, siis mina tegin ja tuleb jah, nii-öelda, ma arvan, ennast reaalselt või ausalt vaadata, et kes ma päriselt olen, mida ma päriselt teen ja kas minu tegevus ja minu nii-öelda unistused, kas nad tegelikult käivad käsikäes või on see, et nagu enamus inimesed, et tahaks olla mingi see asi, ma ei tea, mingi muusik, aga mis praegu teed, et töötan seal poes ja siis midagi peol ja vahepeal Egiptuses käisin eelmine aasta ja värki. Aga et kuidas see siis nagu, et oodatakse seda maagilist kedagi, et ma ükskord laulan duši all ja siis naabril oli torumees, kes muideks on ka muusikaprodutsent, kes mind läbi torude laulmas kuulis ja nüüd ongi juba lepinguga ukse taga ja nüüd ma olen laulja, vaata. Mitte see, et mine ühele open mic'ile laula, leia üks inimene, kellele meeldib, siis ta juba kirjutab sulle, hei, kus sa järgmine kord laulad, on ju. Et see osa nagu
inimesed, ma arvan, võib-olla sellest ei räägi piisavalt palju ja ma arvan, et see on ka siis minu vastus, et nii narr kui see on, aga nagu vanasõna ütleb, tee tööd ja näe vaeva ja siis tuleb ka armastus, nii ta tõepoolest on, ma arvan, et mina nüüd küll, kui ma vaatan nii-öelda mingid asjad, mis ma olen elus saavutanud, mitte ükski ei ole juhuslik või kellegi antud, absoluutselt kõik asjad on see, et ma olen seadnud endale sihi silmette ja siis selle ära teinud ja siis võtnud järgmise ja seda suudad ka sina. Okei, ehk siis tee tööd ja näe vaeva, siis küll sa saavutad, aga... Ja kui ei saavuta, siis ei tohi enda peale pahane olla, sellepärast, et see tee on oluline. Kui sa just ei tea, kust kohast tuleb see, et mul on täpselt need 10 sammu ja siis ma olen see asi, enamasti ei ole nagu et see on siis selline keeruline mõte võib-olla, aga nagu päriselt ma usun, et sellest nii-öelda igapäevase protsessi vaatamisest on, või siis iga nädal või mis iganes see sinu jaoks on, aga et see päriselt nagu aitab see, et kui sa ei ole veel seal, sest kui ma nüüd hakkasin 10 aastat tagasi stand-upi tegema, kui mul õnnestub tõesti maailmas väga-väga heaks selleks saada, siis ma arvan, see võtab 30–40 aastat ja 30–40 aastat ennast tunda sitasti, sest ma ei ole veel seal, tundub päris kohutav. Et noor kossutüüp, kes tahab NBA-sse saada, teeb hullult trenni, aga seni, kui nüüd sinna saab, kui ta rahul ei ole, siis suht 15 aastat olla selles, et aga ma ei ole ju veel seal. Samas, kui su eesmärk on see, et ma tahan saada sinna, selle jaoks ma pean nii hästi põrgatama, viskama ja neid asju tegema ja nüüd, kui iga päev su põrgatus, su tehnika läheb natukene paremaks, siis minu arust see tundub palju positiivsem ja palju nagu nii-öelda rahuldavam viis, kuidas neid asju nagu taga ajada ja üks hetk see muutub selleks, et siis juba isiklik areng saab nagu eesmärgiks omaette ja need välised asjad muutuvad nagu veel vähem tähtsaks, ma arvan. Selge. Kuule, aitäh sulle, Sander, et sa tulid. Tänud kutsumast ja tänud vennale, sest vend ütles, et sa tea poissi ja et ma pean tulema ja siis ma ütlesin, et järelikult vanem vend ütleb, siis ega ma ei vaidle. Siis nii on, okei. Aga suur aitäh, Sander, ikkagi, et sa tulid ja nõus rääkima. Minge vaadake Sanderi nüüd kuuendat ja kindlasti pange like, pange subscribe ja kõik need asjad. Aitäh, tšau!